Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Kui sa kohtud inimestega ja räägid neile oma ärist, siis on väga oluline teada saada, kui tõsiselt inimene seda ettepanekut võtab. Ehk et kui sa tegeled näiteks tervisetoodetega, sa võid küsida, et kui tõsiselt sa võtad oma tervist. Et kui tõsiselt sa suhtud oma tervisesse ja kannad sellest hoolt. Kui sa räägid näiteks investeerimisest, kui tõsiselt sa suhtud sellesse, et sa soovid suurendada oma rahavoogu või et kui tõsiselt sa võtad seda hetkest rahalist olukorda, mis sul hetkel on. Nüüd sa võid ka küsida, et kui tõsiselt sa võtad seda, et sa soovid tulevikus loobuda oma palgatööst. Näiteks skaalal 1–10. Kui tõsiselt sa seda võtad? Sa saad selle vastuse ja saad teada, mida siis inimene mõtleb. Ja kui inimesel on tõsi taga ja ta tõesti soovib nüüd seda äri teha ja sellega edasi minna ja sa oled talle oma äri tutvustamise lõpetanud ja asi jõuab näiteks juba nii kaugele, et te tahate lepingut alla kirjutada ja ta hakkab kahtlema, siis sa võid alati selle juurde tagasi tulla, et oot, et mina mõtlesin, et sa võtad seda asja tõsiselt. Kuidas muidu sa saad endale uue äri luua, päris oma ettevõtmise, kui sa ei tegele ja ei taha tegeleda seda või võtta seda asja tõsiselt. Kui nüüd uus inimene on tulnud sinu ärisse ja sa palud tal teha nimekirja inimestest, kas ta viivitab sellega või taha sellega tegeleda, sa võid küsida, et mina mõtlesin, et sa soovid seda äri tõsiselt võtta. Sama kehtib ka kõnede puhul, kui te hakkate näiteks koos kõnesid tegema ja inimestega kohtuma, siis kui ta proovib kuidagi seda vältida, siis sa võid alati tulla jällegi selle juurde tagasi, et mina mõtlesin, et sa soovid seda äri tõsiselt võtta. Nüüd, sa ei ole siin äris üksinda. Siin äris olen olemas mina sinu jaoks, minul on oma ülaliin. Me kõik koos lähme edasi, et selles suhtes ei tule küll mitte midagi karta. Ja küsi seda küsimust inimeste käest, et korduvalt, et kui tõsiselt nad seda võimalust ja seda äri võtavad. Kui sa ütlesid, et sa võtad seda tõsiselt, siis kuidas muud moodi me saame edasi minna? Et miks mitte lihtsalt, et me liiguksime edasi, ajaksime selle asja korda ja liiguksime sinu uue äriga ja sinu ettevõtmisega edasi või sinu eluga. Need 3 sõna, kui tõsiselt sa võtad seda, võivad sinule selles äris väga palju abiks olla. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!